Tere 3. K-klass! Eelmises tunnis rääkisime inimeste sarnasusest. Inimesed on väliselt küll erinevad, kuid teevad paljusid asju ühtemoodi. Nad kõnnivad, jooksevad, hingavad, söövad, naeravad ja räägivad. Ka kehaehitus on kõigil inimestel üldjoontes ühesugune. Inimesed aga erinevad üksteisest oma võimete poolest. Palun vaata seda pilti ja mõtle, milliseid erinevaid vaimseid või füüsilisi võimeid sa sellel pildil näed. Füüsilisteks võimeteks on jõud, kui tugev sa oled, vastupidavus, näiteks kui kaua sa jaksad joosta, osavus, kui hästi viskad palli korvi, painduvus, kui lihtne on sul oma varbaid puudutada. Vaimsed võimed võivad olla matemaatilised, muusikalised, kunstilised või keelelised. Füüsilisi ehk kehalisi võimeid saab arendada liikudes, näiteks joostes, palli mängides või tantsides. Vaimsete võimete arenemist toetab õppimine ja täna hakkame töövihiku toel uurima, millised on sinu võimed. Palun ava oma töövihik leheküljelt 41. Ülesanne 74. Missugused on sinu võimed? Loe lauseid ja hinda, kuivõrd need sinu kohta kehtivad. Sobivale numbrile tõmba ring ümber. Seejärel arvuta kokku iga osa punktid. Matemaatilised võimed. Mulle meeldib lahendada nuputamisülesandeid. Ja hinda, kui palju sulle meeldib. Kui üldse ei meeldi, pane 0. Kui natuke meeldib, pane 2. Kui väga meeldib, pane 4. Mulle meeldib lahendada ülesandeid, kus saab arvutada. No mina märgin praegu siia number 3. Kui on vaja liita arve, siis teen seda peast ja kiiresti. Alati võiks parem olla. Matemaatika on minu lemmikõppeaine. Muidugi on. Loeme, mitu punkti saime kokku. Ja mina sain kokku 14 punkti. Nüüd vaata, mida teha edasi. Oma punkti summa pead sa kandma töövihik lehekülg 43 asuvale hindamisrattale. Matemaatikas sain 14 punkti, märgin selle siia. Ja kui sa kõik oma punktid kannad sellele hindamisrattale, saad kokku mingi kujundi. Ja palun ära tee sama kujundit, mis mul, vaid arvuta kokku oma punktid. Ja sinu koduseks tööks on saata mulle see lehekülg oma kujundiga. Head aega, ole tubli!